Head sõbrad, täna jõustus käibemaksu 24% määr. Ja see tähendab seda, et Eesti on Euroopa Liidu hinnatõusu tšempion. Juunikuine kiirhinnang näitas seda, et selle aasta kõige kiirem hinnatõus oli juunis veel enne käibemaksu tõusu. Valitsusel puudub poliitika, kuidas hinnatõuse leevendada. Valitsus tegeleb praegu põhimõttelise vea automaksu lappimisega. Ja Isamaa üleskutse täna on 1. juulil, kui käibemaks jõustus, revideerida viivitamatult seda käibemaksu määra ja tühistada käibemaksu tõus 24%, sest see toob kaasa omakorda hinnatõusu ja hinnatõus tegelikult tähendab seda, et nii töötavatel inimestel kui pensionäridel on tegelik ostujõud aasta algusega võrreldes aasta lõpuks madalam. Ja meie teine sõnum, mis puudutab katteallikaid, on väga lihtne, et valitsuse lubatud valitsemiskulude kärbet ei ole sellel aastal aset leidnud. Veelgi enam, valitsemiskulud eelarves sellel aastal kasvavad 155 miljonit eurot ning eelmisest aastast on sellesse aastasse kasutamiseks tõstetud veel üle 300 miljoni euro valitsemiskulusid. Suurusjärgus kokku 500 miljardit eurot valitsemiskulusid rohkem. Ja valitsus peaks omama poliitikat, et ohjeldada hinnatõusu esiteks ja teiseks vähendama käibemaksu määra, mis on tõusnud ebamõistlikule tasemele ja kolmandaks reaalselt ohjeldama hinnatõusu, kui mitte tegutsema vastupidi, et valitsus hoopis läbi maksutõusude kasvatab hinnataset. Ja me anname valitsusele üle siia superministeeriumi majja härra Ligi kui valitsuse esindaja kätte ettepaneku konkreetselt, kust leida kate käibemaksu tõusu ärajätmisele ja konkreetse ettepaneku viivitusteta tegutseda. Et valitsus oskaks arvutada, kui palju valitsemiskulusid tegelikult väheneb ja kui palju inimeste ostujõule ja ka hinnatasemele Eestis mõjub käibemaksu tõus ja kui palju on sellega valitsus seotud, siis valitsus kahjuks, nagu tuleb välja, ei oska arvutada. Siis kingime neile ka selle arvelaua, et neil oleks võimalik seda tuvastada. Ja ainuüksi toiduainete käibemaksu määr on alates tänasest Euroopa tasemelt teisel kohal ja viimase 4 aastaga on toiduainete hinnatõus olnud juba ligi 50%. Ja omakorda ootab Eestit ees alates sellest tänasest kuupäevast, 1. juulist kuni 1. jaanuarini 2026. aastal, kui palju 26 uut maksu ja koormiste tõusu.